Laulge Jehovale tema nime kiituseks. Tõesti, täna hommikul me oleme tulnud selleks siia kokku, et kiita, ülistada, tänada Issandat, tunnistada, et tema on meie elu Issand, et tema on Jumal üle kõige, mis meie elus toimub, mis siin maa peal toimub. Issand on hea ja kui sa tuled täna hommikul selle suhtumisega, selle mõtlemisega, ma usun, et Jumal kohtub sinuga. Ka siis, kui sa arglikult võib-olla vaikselt ainult julged selle peale loota, kui me paneme oma lootuse Issanda peale, siis me ei pettu. Issand on hea iga päev. Ja täna hommikul me võime seda koos kogudusena tunnistada, olles siin koos, tuues Jumalale oma südame, oma hinge avada ja lihtsalt tõsta tema nime kõrgeks. Meil on täna hommikul palju rõõmu, meie koor Estri juhatusel on esimest korda sellel hooajal üle pika aja meie ees, rõõmustame sellest. Meil on täna külas Dr. Phil Phillips, kes jagab meile Jumala sõna, tere hommikust ja oleme valmis selleks, mida Jumal tahab täna hommikul teha. Kõige selle kaudu, mis on ette valmistatud. Meil on rõõm ka uuest koguduse liikmest, keda me saame täna hommikul õnnistada kogudusse. Issanda kogudus on elav ihu, mis kasvab ja areneb ja millesse igaüks saab panustada nende andidega, mis Issand on meile kõik andnud. Aga nüüd me saame koos panustada sellega, et me tõuseme ja me toome oma lauluhääled Issandale kiituseks kogu oma südamest järgnevate lauludega. Tuleme Issanda trooni ette, kiidame teda selle eest, kes ta on.
palvetame. Issand, me täname sind, et sina oled meie kuningas ja issand. Täna oleme tundnud juba seda eelmaitset, kui me õed ja vennad praktiliselt ka täna siia kokku tulnud täna üle kogu maailma, erinevates keeltes, erinevates kultuurides. Issand, me täname sind, me kiidame sind, et sina oled meie issand ja kuningas. Me täname sind selle võimaluse eest anda au sulle ja me ei taha võtta seda endale. Ja kui täna on see aeg, kus me oleme tulnud sinu püha kotta, siis luba, et sinu sõna kõnetaks meid ja anna meile tarkust ja tähelepanu elada selle järgi ja teha nii, nagu sina meid oled õpetanud. Issand, võta see aeg ja ole meie issand, kuningas ja päästja, olgu sinu nimi kiidetud. Ja kui me nüüd sinu sõna loeme, siis palun, et see puudutaks meid ja tuletaks meile meelde, mida sina oled õpetanud, et need, kes selle järgi käivad ja elavad, on õnnelikud inimesed. Aita meil kuuluda nende hulka. Aamen. Me kuuleme pühakirja lugemisi 2. Moosese raamatu 2. peatükist, psalmist 128 ja Markuse evangeeliumi 10. peatükist. Need on pühakirja tekstid, mida kristlaskond loeb täna üle kogu maailma. Ja meie oleme osa sellest. 2. Moosese 2. peatükk alates 18. salmist. Issand Jumal ütles, inimesele ei ole hea üksi olla. Ma tahan temale abi teha, kes tema kohane on. Ja issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene igavat elavat olendit nimetas, nõnda pidi olema selle nimi. Siis issand lasi tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks ihu. Psalm 128. Õnnis on igaüks, kes kardab issandat, kes käib tema teedel. Sa sööd siis käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi. Su naine on nagu viljakandev viinapuu su koduaias. Su pojad on nagu õlipuuvõsud su laua ümber. Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab issandat. Issand, õnnistagu sind Siionist ja sa saagu näha Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja. Ja saagu sa näha oma laste lapsi, rahu Iisraelile. Markuse evangeelium 10. peatükk, psalmid 2-12. Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid temalt teda kiusates. Kas mees tohib lahutada oma naisest? Aga tema vastas, mida Mooses teile käskis? Nemad ütlesid, Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada. Aga Jeesus ütles neile, teie kõva südame pärast kirjutas ta selle teile käsu. Aga loomise alguses lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole. Ja need kaks saavad üheks, nõnda, et nad enam ei ole kaks, vaid üks ihu. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Ja kodus hakkasid jüngrid taas temalt selle kohta küsima. Ja Jeesus ütles neile, kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu. Ja kui naine on lahutatud oma mehest ja läheb teisele, see rikub abielu. See on Jumala sõna. Aamen. Palun istume.
vaeva, et need lauljad kokku ajada, Eesti on näinud vaeva, et koor laulaks täna nii rõõmsalt, nagu ta on teinud. Aga täna on meil veel üks laulja, keda te kõik tunnete, Linda. Ma palun, et sa tuleksid nüüd siia. Ja Linda on ära tundnud, et ta on otsinud ja vajab Jumalat ja ta on sellest kogudusele rääkinud. Ja see on juba mitmed aastad tagasi, kui ma otsuse tegid, alles äsja sa said ristitud ja sa oled leidnud, et Kalju on sinu kodu. Ja tere tulemast Kalju kogudusse. Täna me tahame sulle õnnistust paluda ja ma palun, et pastor Vilver tuleb ja palub õnnistust ja me kogudusena tõuseme ja palume, et sinu kaasateenimine siin koguduses hoopis teisel tasemel nüüd, sa oled meie ametlik liige ja me tahame sind armastada ja sind vastu võtta kui oma perekonna liiget. Ja väga paluda, et need anded, mida Jumal sulle on andnud, et need saaksid eriti rakendatud sinu kodukoguduses. Vilver palvetab. Hea Issand, nii nagu me lugesime, sinu sõna ütleb, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ja Issand, sa oled seda mõelnud igas mõttes läbivalt, kogu meie elu jooksul. Sa ei ole mõelnud, et me oleme üksi, Issand, vaid sa oled mõelnud, et me oleme suhetes, Issand, ja need suhted on need, mille kaudu sina teed oma head tööd meie eludes. Issand, sa oled mõelnud, et inimene võiks olla ka perekonnas. Issand, nii oma sünnijärgses perekonnas, Issand, aga ka oma vaimulikus perekonnas ja kodus. Issand, sa oled mõelnud, et sinu kogudus on see koht, mida inimene võiks kutsuda oma koduks. Ja su igatsus on, et igaüks leiaks endale ka selle kodu, osa sellest kodust. Issand, tänu sulle selle eest, et ka Linda on jõudnud oma rännakutelt, Issand, oma vaimuliku koju. Issand, tänu sulle selle eest, et ta on su oma ellu vastu võtnud.
Nüüd me paneme kokku oma koguduse ohvri tänuks Issandale selle eest, et tema on meid varustanud kõige vajalikuga ja kindlas usus ja veendumuses, et me ei jää sellest mitte vaesemaks, vaid Issand õnnistab heldet andjat, tal on sellest rõõm. Selleks, et see töö, mida see kogudus siin teeb ja ka laiemalt, võiks jätkuda, et paljud võiksid kuulda lootusest Jumala sõnasse. Ja Liisa, kas sina võtad lapsed täna? Liisa võtab selle järgmise laulu ajal lapsed ja lapsed saavad minna pühapäevakooli, nii et võite tulla alla ja Liisa võtab teid siit ukse juurest. Aga laulame sellel ajal ka õnnelik selgus ja olgu see meile kinnituseks ja meie enda kinnitus. Õnnelik selgus ja paneme kokku koguduse ohvri. Isand, me täname sind selle eest, mis sina oled andnud. Isand, olgu see igavikuks või ka meie igapäevasteks vajadusteks.
Issand, tänu sulle selle eest, et oma lootuse saame me panna sinu peale, mis ei sõltu majanduslikust olukorrast, issand, ja kus sina võid vastata ja vastad üle palvete. Issand, ma palun, et sa õnnistaksid seda ohvrit, mille me oleme kokku pannud. Aitäh, et meil on olnud, mida kokku panna. Issand, anna tarkust selle kasutamisel. Issand, luba, et kõik see, mida sellega tehakse, tooks au sinu nimele, ehitaks üles kogudust ja kaasinimest. Ja issand, tõesti, tooks rõõmu. Issand, õnnista igat ühte, kes oma käe on sirutanud. Aitäh sulle selle eest, et meil on olnud, mida kokku panna. Issand, ja kui kellelgi on keerulised ajad, sa tead meist igat ühte ja meie vajadusi. Jumal, ole ligi. Issand, õnnista ja luba Jumal, et kui me oma lootuse sinu peale paneme, me võime kogeda, kuidas sina vastad ja õnnistad. Tänu sulle, Jeesus, et sina pead hoolt selle eest, mida sina oled loonud. Jeesuse nimel. Amen. Palun istuge. Kogudused teated ja kuna me just panime ohvri kokku, siis ma mõtlesin, et kõige parem on, kui Marko tuleb ja räägib kõigepealt sellest, mis toimub siin nendes teistes ruumides ja kaugele me oleme jõudnud omadega. Armas kogudus on rõõm, et meie koguduse ruumid lähevad järjest ilusamaks. Ka meie kõrvalruumid, need uksed on kinni, mõned on võib-olla vaatamas käinud, aga mitte kõik. Ja täna on see võimalus ka väikene ekskursioon teha asjade seisust. Suured tööd on tehtud. Need suured tööd, mida pärast enam näha ei ole, mis on seinte sees, põrandate all, juhtmed, torud, palju mustust, palju rämpsu välja visatud, uued asjad asemele pandud. See on tehtud ja praegu käib see viimane viimistlus. See võtab tõenäoliselt veel oktoobrikuu. Eks see põhjuseks on ka see meie olukord praegu, kus tarnetega on kõigis asjades keeruline. Ühte asja ei saa kätte ja teist asja ei saa kätte. Ja me tahtsime, et see oleks juba septembriga lõppenud, aga see võtab nüüd natukene kauem. Ka infoks, et see natukene venis ka selle tõttu, et meil tuli kalbu üllatusi välja, aga tänu Jumalale need tulid õigel hetkel välja. Hoolsad vennad, ehitajad märkasid väikesi märke, et midagi on viltu ja selle tagant tuli välja vamm seal all keldris, aga me saime kogu selle kolde kätte. Arutasime natukene lahti ja siis veel lahti ja siis veel lahti, juba ka ehitatud seinasid. Ja lõpuks oli see päris korralik niisugune kolle, aga piiritletud, sellele tehti täielik professionaalne tõrje ja ehitati seinad tagasi. Nii et tänu Jumalale, ka selles osas me peaks olema hoitud, kuigi see tegi tööd natukene suuremaks ja pikemaks. Et me loodame, et meie kõrvalruumid saavad üsna varsti juba kasutuskorda. Teine pool sellel kõigel on finantspool, info ka selle kohta. Et hetkel me annetustena, mis on niimoodi sihtannetusena remonditarbeks, on 12 500 tulnud kokku meie koguduse ja sõprade abiga. Me võtsime eesmärgiks, et mis oleks vajalik, oleks 30 000. Nii et me tegelikult oleme sellest osast veel puudu oluliselt. Me oleme alla poole kokku pannud. Aga tänu Jumalale meil on olnud need vahendid, et ükski arve ei ole maksmata jäänud siiamaani kõik. Me oleme oma kohustused täitnud, aga selleks, et me saaks nagu rõõmsalt edasi minna, me tegelikult peaksime natukene veel panema kokku. Nii et tänulikud igale ühele, kes on juba andnud, kes on andnud tihti ka üle oma jõu. Me teame ju, et nii mõnegi inimese sissetulek, kes elab võib-olla ainult pensionist, see on nii pisku ja seda ustavust on olnud nii palju. Ja on olnud neid, kes on suurema summa saanud annetada, nii et iga abi on abiks. Kui mõtleme, see on sel hetkel raske, kindlasti. Praegu ka me tunneme 1 aasta ehitame, 2 aasta ehitame ja 3 aasta ehitame ja seda segadust ja tegelikult ka nagu koormat finantsiliselt on sellega. Aga me ehitame seda aastakümneteks. Me tegelikult ei ole
teinud tõsist remonti aastakümneid juba siin kirikus ja nüüd me oleme mitu aastat järjest teinud. Kui me saame selle tsükli läbi, siis on see kirik uus ja kasutuskõlblik. See vaimulik kodu on kasutuskõlblik aastakümneteks palju paremas seisus peale seda. Et see on tegelikult uskumatult suur asi, mida me teeme. Ja kui me hakkasime peale, mõtlesime, et kui me saame selle toolide projektiga hakkama, see juba tundus nii suur asi, et me vahetame toolid, me peame panema suure raha kokku, toolid. Nüüd me oleme 10 korda suurema raha pannud selle ehituse alla ja me ei ole kordagi olnud seisus, kus meil oleks olnud näpud põhjas, me oleme pidanud kellelegi ütlema, et me ei saa teile maksta nende tööde eest, mis me teinud. Et tänu Jumalale, see on nagu uskumatult suur asi, mis on tehtud. Me oleme siin 200 000 või rohkem eurot pannud nende remontide sisse juba. Et aitäh kõigile ja ma usun, et see teenib veel väga palju meid kõiki. Ja neid, kes vajavad Jumala sõnaga ka selles paigas. Aitäh! Nii et jah, suur töö on tehtud, midagi on veel ees, nii et kui sa tahad oma silmadega veenduda, et mida on tehtud, siis täna peale teenistust saab siin kõrvalruumides ringi vaadata ja saab näha, et kuhu see panus läheb. Ja saame ka selles mõttes, see seis on juba selline, et me saame ka näha, mis meid nagu ees ootab, et see on ka silmade ees juba näha. Nii et oleme koos, rõõmustame sellest, aga oleme ka ustavad selles, mida me oleme tegelikult ju koguduse üldkoguna ka kinnitanud, et me tahame teha. Et see ei ole ei Marko initsiatiiv, ei Tarmo initsiatiiv, vaid me oleme kogudusena öelnud, et me tahame seda teha. Et nüüd on siis see tegemise aeg käes. Ütlen veel koguduse teated. Järgmine nädal läheb juba päris intensiivselt. Meil on mitmeid võimalusi saada kokku. Kolmapäeval 6. oktoobril 6:30 algab meil ingliskeelne piibligrupp, mida juhib meie hea vend Dejan. Aga see on võimalus kõigile, et su emakeel ei pea olema inglise keel selleks, et sellesse gruppi tulla, vaid soov õppida teistega koos piiblit on põhiline. Ja me saame kokku Tetermanni majas 6:30 kolmapäeval. Ja neljapäeval on üks teine praktiline koolitus, mida viib läbi Liis, ja see on sellest, kuidas oma häält kasutada avalikul esinemisel. Ja see ei ole ainult nendele, kes igal pühapäeval võib-olla kantslis on, vaid Jumal võib ka Jumal vaatab ette ja võib-olla Jumal tahab sulle anda võimaluse veel avalikult kõneleda, aga see on ettevalmistus selleks. Ja neljapäeval 6:30 samamoodi Tetermanni majas on kõigil võimalus saada osa sellest koolitusest. Meile on antud sellised ressursid, et kasutame neid targasti. Ja järgmisel pühapäeval on meil lõikus tänupüha jumalateenistus ja ka see on osaliselt inglisekeelne, et meie vend Dejan jutlustab ja meil on külalisi, nii et täna me oleme tänulikud selle eest, kuidas Issand on varustanud ja mida head ta on teinud. Meie kirjandusletis on olemas ka uus värske teekäija, vist 2 numbrit on seal. Jah, 2 numbrit. 1, Johannes näitas, et 1, mis tähendab, 1 on juba ära läinud. Nii et kõige kiirem, kes jõuab kirjandusletti peale jumalateenistust, saab selle teekäija numbri endale, nii et see on teie võimalus. Ja peale jumalateenistust rõõmustame sellest, et on kiriku kohvik taas koos, nii et ei pea kiirustama koju, vaid võime ka seal koos olla. Aga nüüd kuulame veel koori. Peale seda doktor Phil Phillips tuleb ja jagab meile Jumala sõna. Sia hama tukanieteko,
Good morning. Tere hommikust! It is such a joy to be here this morning. On väga suur rõõm teiega koos siin täna hommikul olla. Let me thank the choir for such an amazing worship experience. Kõigepealt ma tahan tänada koori sellise imelise ülistuskogemuse eest täna hommikul. The good thing is I understood most of the songs. Ja hea on see, et ma sain enamus lauludest aru. My name is Phil Phillips. Minu nimi on Phil Phillips. I am here with Converge from the United States. Ja ma olen siin koos Converge Worldwide organisatsiooniga Ameerika Ühendriikidest. Dr. Bill Ankerberg and Ron Larson asked me to come to Estonia. Ja doktor Bill Ankerberg ja Ron Larson, kes on ka meil siin käinud korduvalt, palusid mul tulla siia Eestisse. This is my first time, Ja ma olen esimest korda Eestis, but it's not my last time. aga see ei ole kindlasti minu viimane kord. Because I have fallen in love with Estonia. Sest ma olen armunud sellesse maasse. And I've learned one word so far. Ja ma oskan juba ühte eestikeelset sõna ka. I can't say what it is. It's thank you. Aga ma oskan öelda aitäh. I want to thank Hillary for his great leadership. Ja ma tahan tänada Helarit tema suurepärase juhtimise eest. I am really, really happy to be with you this morning. Ja mul on tõeliselt hea meel täna hommikul teiega koos siin olla. I pastor a church in Florida. Ja ma olen Floridas koguduse pastor. We have been there for 20 years. Ja me oleme 20 aastat seal olnud. And I'm married. I have 2 children. Ma olen abielus, mul on 2 last. A son who's 23 23-aastane poeg and a daughter who's 20. ja 20-aastane tütar. And we just love the Lord. Ja me armastame Issandat. I have given my life to Christ Ma olen oma elu Kristusele andnud, to serve the people of Christ. et teenida tema inimesi. I accepted Christ when I was 12 years old. Ma võtsin Issanda vastu, kui ma olin 12-aastane. I started ministry when I was 16. 16-aastaselt alustasin ma juba teenimistööga I am now 47. ja nüüd ma olen 47-aastane. And Christ has never let me down. Ja Issand ei ole mind kunagi alt vedanud. So I'm happy to be with you this morning. Et mul on väga suur hea meel olla täna hommikul teiega siin koos. I'm going to try to preach as quickly as I can. Ma püüan jutlustada nii ruttu, kui ma suudan. So just give me 3 hours. Nii et andke mulle ainult 3 tundi ja ma lõpetan. Let us read God's word in Hebrews chapter 10. Ja tänase jutluse aluseks me loeme Hebrea kirja 10. peatükist. And we're going to read verses 19 through 23. Salmid 19 kuni 23. I will read for you in English and then Pastor will read for you in Estonian. Kõigepealt inglise keeles ja siis eesti keeles. Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which he inaugurated for us through the veil that is his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on meie ihu kaudu.
ja et meil on suur preester Jumala koja üle. Siis mingem Jumala ette siira südamega, usu külluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud, kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud. Let us pray. Palvetame. Lord God, Issand Jumal, we thank you this morning me täname sind täna hommikul for your presence that is here with us. sinu kohaloleku eest siin. We have felt your presence in worship. Me oleme kogenud sinu kohalolekut selle ülistuse kaudu. We have heard you speak to us. Me oleme kuulnud, kuidas sa oled meile kõnelenud, meiega kõnetanud. And now, Lord, we are going to examine your word. Ja nüüd me õpime sinu sõna. We pray a fresh anointing Ja me palume ühte värsket võidmist selle üle, as we teach your people this morning. kui me õpetame koos täna hommikul. We pray this in Jesus' name. Palume seda Jeesuse nimel. This morning, I'd like to speak to you on the subject, Täna hommikul ma tahaksin teile rääkida anchored in hope. lootuse ankrust või sellest, millesse me paneme oma lootuse. With the reality of COVID-19, Selles reaalsuses, milles me täna elame COVID-19 viirusega, we recognize that there's a universal need for hope. me mõistame, et selline üldine vajadus lootuse järele on täna hommikul ka vajalik. Because everyone is asking, when is this thing going to be over? Sest kõigi igatsus on, et see kõik ükskord lõppeks. No more masks, Et me ei peaks kandma maske, no more social distancing. et me ei peaks üksteise vahel distantsi hoidma, Because regardless of race or culture, sest hoolimata meie kultuurist või rassist regardless of economic status, või milline on meie majanduslik olukord, everyone needs hope. see kõik vajavad lootust. And the writer of Hebrews Ja Hebrea kirja autor is encouraging the Christians, julgustab kristlasi, most of them probably Jewish Christians, kellest enamik on ilmselt juudi kristlased, who came to Christianity, kes on tulnud kristluse juurde. and he's encouraging them to activate their benefits in Christ. Ja ta julgustab neid, et nad võtaksid kasutusele selle kasu, need eelised, mis neil Kristuses on. And in the passage that we read this morning, Ja see peatükk, millest me täna hommikul lugesime, there are three benefits siis on 3 sellist kinnitust siin that sees, come in the form of recommendations. mis tulevad sellise soovituste kaudu. First, he says, I want you to use your access to God. Kõigepealt Hebrea kirja autor ütleb, et ma tahan, et te kasutaksite oma ligipääsu, mis teil on Jumalale. He says, let us draw near to God Ta ütleb, et tulgem Jumala ligi, because Jesus Christ has given us access to God. sest Jumal on andnud meile ligipääsu Jumala juurde. So he Jeesus says- on andnud meile ligipääsu. He says, let us draw near. Et tulgem Jumala ligi. How do we draw near to God? Kuidas me saame tulla Jumala ligi? Through prayer, Palve kaudu, worship, ülistuse kaudu, reading his word. lugedes tema sõna. And then he gives them the second Ja recommendation. siis ta annab teise soovituse, He says, I want you to maintain your hope. et me säilitaksime selle lootuse. If you look at the text in Hebrews chapter 10, he says in verse 23, 23. salmis ta ütleb, let us hold fast the confession of our hope pidagem vankumatult kinni without, lootuse tunnistusest. without wavering. Et me ei kahtleks sellest ilma kahtluseta. For he who promised Sest tema, kes lubas, is faithful. tema on ustav. The third recommendation that he gives, 3. soovitus, mille ta annab, he says not just get access to God, mitte ainult, et me ei tuleks Jumalale ligi but don't just maintain your hope, ja ärge ainult hoidke sellest lootusest kinni, but he says provide community for one another. vaid pakkuge üksteisele ka osadust. In verse 24, 24. salmis, look what he says. vaadake, mis ta ütleb. He says, and let us consider how to stimulate one another to Ja- love and good deeds. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. And then he says in verse 25, Ja 25. salmis ta ütleb, not forsaking our own assembling together, ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, as it is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. So the writer is saying that we need to have our hope anchored in God.
nii et tegelikult, mida kirja autor ütleb, on see, et meie lootus peab olema kinnitatud, ankurdatud But Jumalas. if we're talking about hope this morning, Ja kui me räägime täna hommikul lootusest, what is hope? siis mis lootus on? The Greek word for hope Kreekakeelne sõna lootus, is the word elpis, see on sõna epis kreeka keeles. which means a favorable and confident expectation. Selline kindel eeldus või ootus. Hope is a feeling of anticipation See on tegelikult selline ootusärevus of good that's going to happen. hea suhtes, mis saab. But mis as saab we veel look osaks. around us in this world today, Aga vaadake ringi, mis toimub maailmas täna. with so many things happening, Toimumas on nii palju. how can the church have a happy expectation? Ja kuidas kogudusel selles olukorras võib olla üldse lootust ja mingit sellist lootusärevat ootust? Where can we find hope? Kus meie lootus on? And where do we place our hope? Ja kuhu ta on, mille küljes ta on kinni? I want to give you 3 simple points this morning. Ja täna hommikul ma tahan 3 väga lihtsat punkti anda teile selleks. Number 1, Esiteks, we place our hope in our relationship with Christ. me paneme oma lootuse oma suhtele Jeesusega. When Jesus died on the cross, Kui Jeesus suri ristil, he didn't just die to take us to heaven, siis ta ei surnud ainult selleks, et me võiksime taevasse which pääseda, is our eternal home, mis on meie igavikuline kodu, jah. but he also gave us hope while we're waiting to go to heaven. Aga ta andis meile lootuse ka siin juba, kui me oleme teel taevasse. And so we place our hope in our relationship with Christ. Ja seega me paneme oma lootuse oma suhtele Jeesusega. Because Paul says in Colossians chapter 1, Sest Paulus ütleb Kolossa kirja 1. peatükis verses 24 through 27, 24. kuni 27. salmis, that Christ is the hope of glory. sest et Kristus on aulootus. So I want to give you 3 simple points under this point. Nii et 3 punkti, 3 alapunkti selle punkti all. The relationship is the foundation of our trust. See suhe, mis meil Kristusega on meie lootuse vundament. The more you trust someone, Mida enam sa kedagi usaldad, the deeper the relationship. seda sügavam on see suhe. Our relationship with Jesus Meie suhe Jeesusega cannot be based on transaction, ei saa olla sellise vahetuskaubana tehtud. what he can do for us, Me ei saa ainult küsida selles suhtes olles, et mida Jeesus saab minu jaoks teha, but it must be based on trust. vaid see peab olema ehitatud ja loodud usaldusel. Because any relationship that you have, Sest iga suhe, mis sul on, trust really is the foundation. iga suhte aluseks on tegelikult usaldus. For those of you who are married, Teile, kes te olete abielus, the foundation of your marriage selle abielu vundament ja alus is that you trust one another. on see, et te usaldate teineteist. So where do we place our hope? Millele me rajame oma lootuse? In our relationship with Christ. Meie suhtes Jumalaga. The relationship See suhe is the source of our joy. on ka meie rõõmu allikas. Joy doesn't come from the things that we have in our hands. Meie rõõm ei tule nendest asjadest, mis meie elus on. Because if that was the case, Sest kui see oleks tõesti nii, all the millionaires in Estonia or around the world would have joy. siis kõik jõukad inimesed üle maailma oleksid tegelikult väga õnnelikud. The source of joy is not a big house. Meie rõõmu allikas ei ole suur maja It's not a fancy car. või ilus auto. Even though some of you would like to have a nice Audi or a nice Kuigi Mercedes. võib-olla paljudel teist tahaksid, teil oleks üks ilus Audi või mõni teine auto. It's not in having a lot of money. Ja meie rõõmuallikas ei ole ka tegelikult selles, kui palju But raha meil on, the source of our joy vaid selle allikaks on is our relationship with Jesus Christ. meie suhe Jeesuse Kristusega. And so we set our hope in the relationship with Christ. Nii et me asetame oma lootuse meie suhtele Jeesuse Kristusega. Number 2, Teiseks, we set our hope in God's character. meie lootus on Jumala olemusel. The reason why we can maintain a hope See põhjus, miks meil on lootus, is because God is everlasting, on selles, et Jumal on igavene. which means that from generation to generation, Nii et põlvkonna järel he remains the same God. on Jumal ikka sama. You see, when you know someone's character, Kui sa
tunned kedagi läbi ja läbi, tead tema iseloomu and you trust their character, ja sa usaldad teda, it makes the relationship strong. siis see suhe, mis teil on, saab tugevam. My family and I, Minu perekond ja mina, when my kids were younger, kui meie lapsed olid väiksemad and we would take long road trips, ja me sõitsime pikki teid, sometimes driving from Florida to North Carolina, vahest Floridast Põhja-Carolinasse sõites, everybody's excited to get in the car. kõigil on hea meel ja rõõm siis, kui me hakkame autosse minema. And after about maybe an hour or two, Ja siis tunni või 2 tunni pärast, after they eat, pärast seda, kui nad on söönud, everybody goes to sleep. jäävad kõik magama. And they leave me to drive by myself. Ja siis ma pean üksi autot juhtima. And I'm looking, I'm like, wait a minute. Ja siis ma vaatan ringi ja mõtlen, üks hetk, How come everybody's sleeping? miks kõik magavad? What they're doing is Mis nemad teevad on? they trust me as their dad, Nad usaldavad mind kui perepead, that I'm going to get them there safely. et nemad võivad rahulikult magada ja mina viin nad turvaliselt kohale. So they go to sleep Nemad jäävad magama. based on the relationship. Ja see usaldus, mis neil on tegelikult sellel suhtel, That they have with me. mis neil minuga on. So they put a hope Nii et nad võivad loota in my ability minu võimele, to get them to their destination. et ma viin nad sinna punkti, kuhu me oleme teel. As the people of God, Jumala inimesena we have to put our hope peame me ka oma lootuse panema in our Father meie taevase isa peale, who knows how to get us home. kes teab, kuidas meid viia koju. And today I want to encourage the church Ja täna ma tahan julgustada kogudust, that no matter what you're facing, et pole vahet, millega sa täna vastakuti seisad. our God is faithful. Meie Jumal on ustav. Our God is a God who is faithful, Meie Jumal on ustav Jumal, regardless of the circumstances, hoolimata meie olukordadest, regardless of the times, hoolimata nendest aegadest, no millest ta matter läbi how läheb. the world is going. Ei ole vahet, kuidas maailm toimib või kuhu ta on teel. I have come to tell you this morning Ma olen tulnud siia, et teile täna hommikul öelda, that we can set our hope in God's character. et me saame panna oma lootuse Jumala olemuse. How do you know that, Dr. Phil? Kuidas sa seda tead, doktor It's Phil? in the text. See on piiblis kirjas. Look what the writer says in Hebrews chapter 10, verse 23. Salmis 23. He says, let us hold fast the confession of our hope Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest. without wavering. Sest vankumatult, ilma For, kahtluseta. for he who promised Sest tema, kes lubas, kes on lubaduse andnud, is faithful. kes on seda tõotanud, tema on ustav. Do you believe that today? Kas sa usud seda täna, et Jumal on ustav? That God is faithful Jumal on ustav. in the midst of a disease, Selle viiruse aja keskel, in the midst of a child not behaving correctly, selle võib-olla olukorras, kus sinu laps ei käitu nii, nagu sa tahaksid, in the midst of a problem in the family, võib-olla pereprobleemide keskel, that God is faithful. Jumal on ikka ustav. In the midst of construction, Kõige selle ehitustööde keskel Jumal on ustav. and we need 15,000 more euros, Ja meil on veel vaja 15 000 eurot kokku panna, aga Jumal on ikka ustav. that God is faithful. Jumal on ustav. I want to encourage you today Ma tahan sind julgustada täna, that he who has called us et tema, kes ta on meid kutsunud, is faithful. on jätkuvalt ustav. Let me give you point number 3 Ja kolmas punkt, so I don't take too much time et mul läheks liiga palju aega and you can invite me back ja te võiksite mind tagasi kutsuda, because he didn't preach long. sest ta oli mees, kes ei jutustanud väga kaua. So we sustain our hope Nii me hoiame oma lootusest kinni in the promises of God. ja need on Jumala lubadustes. When someone promises something, Kui keegi midagi lubab, they are telling you they're going to do it. siis kui keegi ütleb, et nad teevad midagi I work in the world of business coaching. ja mina töötan sellise ärimentorluse maailmas And one of the things that we teach people is that you develop a brand. ja üks asi, mida me inimestele õpetame, on see, et kui te loote omale ühe niisuguse firma märgi või jah, mingi toote, Because what is a brand? sest mis on tegelikult selline bränd või jah, toode? A brand is a promise. See on lubadus. When you buy a Mercedes or a Volkswagen, Kui te ostate auto, ostate Mercedese või Volkswageni, the reason why you pick that car üks põhjus, miks te just selle auto olete ostnud, is because it's a brand siis sellel on oma nimi,
that is a promise. ja selle taga on lubadus. You expect that car to perform, Ja te eeldate, et see auto, mille te olete ostnud, töötab ja toimib teatud viisil. because they've developed a reputation Sest sellel firmamärgil on oma maine, to provide quality. et selle taga on kvaliteet. Well, God's brand Jumala selline firmamärk is faithfulness. on ustavus. When you come to God, Kui sa tuled Jumala juurde, He promises to be faithful. siis ta lubab, et ta on ustav. How many of you have seen the faithfulness of God in the last 2 years? Kui paljud teist on näinud Jumala ustavust viimase 2 aasta jooksul? Raise your hand if you've seen the Tõstke faithfulness kätt, of kui God. see on nii olnud teie elus. He has been faithful, hasn't He? Ta on olnud ustav, kas pole? When you didn't know how you were going to make it, Kui oli aegu, kui sa ei teadnud, kuidas sa hakkama saad. when life seemed dark, right? Kui elu on tundunud väga tume, Like the clouds over Estonia, nii nagu pilved novembri Eesti üle and there's no sun coming through, ja mingit päikest ei ole näha, and you can still trust God aga sa võid ikkagi Jumalat usaldada, because He is faithful. sest tema on ustav. I want to encourage the church this morning. Ma tahan täna hommikul kogudust julgustada. Life may be hard, Elu võib olla vahel raske life may be difficult. ja keeruline. You may not have the answer for everything, Ja sul ei ole kindlasti kõikideks olukordadeks vastuseid, but we know one thing: aga ühte me teame, our God is faithful, meie Jumal on ustav and His promises will come to pass. ja tema lubadused saavad tõeks. I want to close with this simple illustration. Ma tahan lõpetada ühe lihtsa pildiga. There was a flight that was going through a very difficult time, an airplane, Üks lennuk oli lendamas ja see lend oli üsna keeruline. and they were flying from Los Angeles to Paris. Ja see lend läks Los Angelesest Pariisi. And there was a lot of turbulence, Ja palju oli sellist turbulentsi and everybody on the plane was afraid. ja kõik, kes seal lennukis olid, kartsid. Some were praying to Mary. Mõned palvetasid, et nad jooksid abielluda. Everybody was trying to find out how can we make Keegi, it through. kõik püüdsid leida mingisugust asja, millele keskenduda. And there was a young girl, little girl, Ja üks väike tüdruk oli, who just sat there, kes istus lihtsalt seal lennukis and she was on her tablet, ja vaatas lihtsalt oma tahvelarvutit and she was playing games. ja mängis mänge. Grown adults are crying, Ja täiskasvanud tema ümber, mõned isegi nutsid, men are crying, mehed nutsid, women are crying, naised nutsid, rich people are crying, rikkad, first class is crying, esimeses klassis lendajad and the little girl is playing on her tablet. ja väike tüdruk lihtsalt mängib oma arvutiga. And one of the guys said, "Are you not afraid? Ja üks inimene küsib, et kas sa ei karda? How can you play on your tablet Kuidas sa võid mängida selle tahvelarvutiga sellisel ajal? in the midst of this turbulence?" Kõigi nende raputuste ja rappumiste keskel. And the little girl looked at the man and says, Ja see väike tüdruk vaatab selle mehele otsa ja ütleb, "I'm playing on my tablet because my daddy's the pilot." ma julgen mängida selle tahvelarvutiga, sest minu isa on selle lennuki piloot. She said, "This is your first time Ta küsib, see on sinu esimene kord flying with him, lennata koos temaga. but I've been flying with him my entire life. Aga mina olen lennanud koos temaga kogu oma elu. So I know the man who's the pilot. Nii et ma tean ja tunnen seda meest, kes And istub rooli taga. that's why I can play Ja sellepärast ma võin südamerahus mängida on my tablet. oma arvutiga. This is not my first flight See ei ole minu esimene lend with that pilot. selle piloodiga. I want to say to you, Ma tahan öelda täna hommikul sulle, our daddy meie isa is the pilot. on meie elu piloot. He knows how to land the plane. Ta teab, kuidas viia seda lennukit õnnelikult sihtkohta. While everybody around us Ja sellel ajal, kui kõik meie ümber võib-olla may be panicking, on paanikas, we are confident siis meie oleme kindlad. because our hope is built Sest meie lootus on ehitatud on nothing less mitte millelegi vähemale but Jesus Christ, Jeesusele kui Jeesusele our Kristusele, righteousness. meie õigeks mõistjale. He is the anchor Tema on see ankur, of our hope. millega meie lootus on kinnitatud. So in the midst of darkness, Nii et kogu selle pimeduse keskel in the midst of difficult ja situations, keeruliste olukordade keskel there's turbulence. ja meie elus on ka sellist raputamist ja turbulentsi, Life is rough. elu on keeruline.
But remember who's in the cockpit. aga pidage meeles, kes juhib seda lendu. My daddy Minu issi. is flying the plane, Minu issi lendab seda lennukiga. and I can trust him Ja mina võin teda usaldada, because he's going to get me home. sest ta viib mu koju. I want to encourage you this morning Ma tahan sind julgustada täna hommikul to trust in the Lord. usaldada issandat. 3 years ago, 3 aastat tagasi my wife was diagnosed with cancer. mu abikaasal diagnoositi vähk. She had 2 types of cancer. Tal oli 2 eri tüüpi vähk. Can you imagine? Sa suudad ette kujutada, mida see tähendab? We were both 44 years old, Me olime mõlemad 44 aastat vanad, enjoying life, nautides elu, mille issand oli andnud. getting ready for the kids to go to college and just Yeah. leave us alone. Ja valmistusime selleks, et lapsed lähevad lõpuks üks päev ülikooli ja jätavad meid rahule ja me saame oma elu elada. And went to the doctor, Ja siis me läksime arsti juurde ran a bunch of tests. ja talle tehti mitmeid teste 3 weeks later, ja siis 2 nädalat hiljem the doctor calls me on July 2nd helistas arst mulle 2. juulil at 9:35 in the morning, 9:35 hommikul and they said, we want to inform you ja me ütles, et me tahame teile teada anda, that the test came back et need testi tulemused tulid tagasi and your wife has cancer. ja teie abikaasal on vähk 2 types of cancer. ja mitte 1, vaid 2. What do you do Mida sa sellises olukorras teed, when you get that phone call? kui sa saad selle telefonikõne? You have preached to people, Sa oled olnud see, kes jutlustab inimestele, you have encouraged people, sa oled neid julgustanud, you've prayed with people, sa oled palvetanud inimestega, you've counseled people, sa oled nõustanud inimesi and told them it's going to be okay. ja öelnud neile, et kõik saab korda, But now, who counsels the counselor? aga kes nõustab ja toetab seda, kes Who ise preaches to the nõustab? preacher? Kes jutlustab jutlustajale? And I told my wife, Ja ma ütlesin oma abikaasale, we're going to get through this me saame sellest üle, because our hope sest meie lootus is in God. on Jumalas. He cannot fail us. Ta ei vea meid alt. So we prayed, Me palvetasime, we cried. me nutsime. Was I afraid? Kas ma kartsin? Absolutely. Täiesti, Absolutely. täielikult. At that point, I was not singing, Sellel ajal ma ei laulnud, Blessed Assurance, Jesus is mine. et õnnistatud on need, kes on Jeesusega. I was like, God, why? Ma küsisin ainult Jumala eest, miks? How could this happen to us? Kuidas see võib meiega juhtuda? And we went through that season. Ja siis me läksime sellest eluperioodist läbi. She went through chemotherapy, Ta käis kemoteraapias, went through surgery. käis lõikusel And 3 years later, ja 3 aastat hiljem we're still saying God is good. ütleme me ikka, And our issand on hope hea is in God. ja meie lootus on Jumalas. I don't know what you're dealing with this morning. Mina ei tea, millega sina täna hommikul seisad vastakuti. I don't know what you came to church with this morning. Ma ei tea, millega sa oled täna hommikul tulnud, mis mõtetega sa oled kogudusse tulnud. But I do know a God Aga mina tunnen Jumalat, ma tean, who is faithful, kes on ustav and his promises will stand. ja tema lubadused püsivad. I want to end by praying with you this morning. Ma tahan lõpetada koos palves. And I know we normally don't do altar calls Ja ma tean, et me siin ei tee neid altarikutseid in Estonian churches. Eesti kogudustes väga tihti. Oh, maybe we do. Vahest teeme. But this morning, Aga sellel hommikul I feel a strong urge tunnen ma sellist tugevat tõmmet to invite those of you kutsuda teid, who need special prayer kes vajavad erilist palvet, to come forward. et tulge siia ette. I want to pray with you this morning Ma tahan palvetada koos sinuga täna hommikul. because the same God that carried us through that season Sest seesama Jumal, kes kandis meid, meie peret sellest ajast läbi, He's available today. on täna ka avatud. So I'm going to ask the pianist if she would play in the background. That's fine. Et ma palun, et see pianist mängiks And I'm going to ask the choir ja ma palun, et koor, if they don't mind singing that song again, Blessed Assurance, Jesus is mine. et koor laulaks sel ajal. And as we sing that song, Ja kui me laulame koos, if you have a situation kui me laulame koos ja sinul on mingi olukord sinu where elus, you need divine intervention, kus sa vajad jumalikku sekkumist, I'm going to ask you to come forward siis ma palun, et sa tuleksid siia ette and we're going to pray with you. ja me palvetame koos sinuga. Only if you feel like you need to. Ainult siis, kui sa tunned, et sul tõesti on vaja. So let's sing this song. Et laulame koos. And as this song is being sang, Ja nii nagu seda lauldakse,
If you feel the Holy Spirit is speaking to you, ja kui sa tunned, et Püha Vaim räägib sulle and he's probably saying, I sent Dr. Phil all the way from the United States, ja siis võib-olla on asi selles, et Jumal on saatnud doktor Phil'i Ameerikast siia, just to come and remind you et tulla siia ja tuletada sulle meelde, that our hope et meie lootus is in him. on Jumalas. You can come forward. Siis sa võid ette tulla. So as we sing this song, Kui me laulame seda laulu, and as we ask God for his presence to invade us this õnnelik morning, lootus, ja me palume Jumalat tema kohalolus, allow the Holy Spirit et Püha Vaim lubaks to speak to you. kõneleda sulle. Õnnelik selgus Jeesus mul on, kuulun nüüd talle, küll suuran ta õnn. Yes. Jumala laps ja Kristus mu veel, sellest on küll see õndsaks teen mind. See on mu ainus jumeldav laul, mis annab kiita päeval ja ööl. See on mu ainus
me jätkame koguduse palvega. 2 palvesoovi panen ka koguduse ette, üks koguduse õde, meie armas Ülle tal on mure oma elamispinnaga ja ta ei tea, kuidas seda lahendada. Palume Jumala lahendust siin. Ja samuti palume ühe väikese poisi pärast, 7-aastane Klaus, kes on meie koguduse venna Maanuse venna poeg, kellel on avastatud verevähk. Täpselt seesama tunnistus, mida me siit kantsist hetk tagasi kuulsime. See on seesama Jumal, kellesse me saame oma lootuse panna. Tal on ette nähtud väga karm ravi, aga palume, et Jumal sekkuks. Tänu sulle selle eest, et sa oled kinnitanud seda, kes sa oled. Issand, et me võime oma lootuse panna sinu peale. Issand, et see ei ole lihtsalt tühi lootus, Jumal, vaid see on kindlalt kinnitatud sellesse, kes sa oled. Selles, mida sa oled teinud meie eest ja selles, mida ütleb sinu sõna. Issand, et sa oled seesama eile, täna, homme ja igavisti. Issand, et me võime panna oma igavese lootuse sinu peale, aga ka oma igapäevase lootuse sinu peale. Issand, me palume, et sa nüüd tuleksid ligi, täpselt sellel viisil, nagu me igaüks vajame. Ja sa vastaksid nendele südame hüüdmistele, mida sa meie seest kuuled. Sina, kes oled südamete issand, südamete tundja, sa tead, Jumal, mida me vajame ja mida me palume. Issand, ma palun Ülle sinu kätte, ma palun, Jumal, et ta saaks lahenduse oma väga praktilistele, väga elulistele probleemidele, Jumal, aga me kõik vajame, Jumal, kodu, Issand, kohta, kus elada. Issand, ma palume, et ka need juriidilised mured, mis seal on, saaksid oma lahenduse. Ja sina, Issand, pehmendaksid inimeste südameid ja korraldaksid kõik nii, et ka Üllel on koht, kus ta saab olla ja mida ta saab kutsuda oma koduks. Issand, me paneme sinu kätte Klausi, me paneme, Jumal, selle poisi su kätte, kes on väga vapper, Issand, ja väga tubli. Jumal, me paneme kogu ta pere sinu kätte. Issand, me palume tema pärast, me anume kogudusena tema eest, Issand, kuule seda palvet. Issand, me palume, et sa paneksid oma käed tema peale ja sina ise tervendaksid teda. Ja Issand, ma palun, et sa kinnitaksid, et kui ta peab ka läbi minema sellest ravist, Jumal, et see ei tee tema ihule kahju, vaid Issand, et see tervendab. Issand, see taastab, see ehitab üles taas selle, mis sina oled loonud. Ja Issand, et ta saab terveks Jeesuse nimel. Issand, ma palun, et sa kinnitaksid väga tema vanemaid ja kogu tema perekonda ja suuremat perekonda, Issand. Issand, et sa näitaksid ennast neile ja Issand, ilmutaksid taas ja taas, et sa oled seesama ja sul ei ole miski võimatu. Ja Issand, et sa armastad neid ja sa oled nendega koos selles orus, milles nad praegu on. Issand, et sina juhid ja sina korraldad kõik. Ja Issand, sinu tahte kohaselt sünnib kõik. Issand, me palume seda Jeesuse Kristuse aulisel nimel. Amen. Palun istuge. Meie koor, kes on täna hommikul meid nii ilusti teeninud, laulavad meile veel ühe laulu. Aitäh selle viisi eest, kuidas te olete meie teenistust ilusamaks ja rõõmsamaks muutnud ja taeva meile lähemale toonud. Aga nüüd palun.